Tere kõigile sõpradele Helsingis. Tänasel pühapäeval käsitletakse kirikus Jeesuse avaliku tegevuse algust. Pühakirja evangeeliumi lugemised kõnelevad Jeesuse esimesest imeteost, kõnelusest Samaaria naisega ja sellest, kuidas ta hakkas kuulutama evangeeliumi. Need teemad kõnelevad Jeesuse tegevusest inimeste juures. Jeesuse imeteod tõestasid tema jumalikkust, näidates ka uskmatule, et Jeesuses on Jumala vägi. Esimene imetegu, mille Jeesus tegi, oli see, kuidas ta tegi Kaana pulmas veest veini. Ta aitas niiviisi hätta sattunud inimesi, sest pulmapeol oli kõige olulisem see, et oleks veini. Ja kui vein sai otsa, olid inimesed häbistatud. Jeesus oli inimese lähedal sellistes argimuredes, nagu peol otsa saanud vein näiteks seda oli. Ta ei kõnelenud mitte ainult halastusest, vaid Jeesus halastas ise inimeste peale, andes neile andeks, aidates neid. Kui inimesed olid näinud Jeesuse tegusid, siis õpetas ta neid, kõneldes neile Jumala sõna. Tänane piibli koht kõneleb Jeesuse avaliku tegevuse algusest. See on Luuka evangeeliumi 4. peatükis ja 16. salmist alates. Jeesus tuli Naatsaretti, kus ta oli üles kasvanud ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi. Ja kui ta tõusis lugema, anti tema kätte prohvet Jesaja raamat. Ta rullis raamatu lahti ja leidis koha, kuhu oli kirjutatud. Issanda vaim on minu peal. Seepärast on ta mind salminud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist. Laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama Issanda meelepärast aastat. Ja keeranud raamatu kokku, andis Jeesus selle sünagoogi teenri kätte ja istus maha. Ja kõikide silmad sünagoogis vaatasid ainiti teda. Tema hakkas neile rääkima, täna on see kirjakoht teie kuuldes täide läinud. Jeesus alustab oma avalikku tegevust sõnadega, Issand on läkitanud mind kuulutama Issanda meelepärast aastat. Oleme üpriski aasta alguses ja nii väga tahaks, et see aasta oleks hea. Me ju soovime aasta esimestel päevadel kõigile head uut aastat. Ja kui me tahame, et aasta oleks hea, siis võime tahta ka seda, et aasta oleks Jumalale meelepärane. Ajal, mil on koroonakriis, mil ühiskond kannatab piirangute all, ajal, mil me ei saa ka kirikusse tulla, kõlavad need sõnad kaugelt ja me ei saa nendega nõus olla. Kus on Issandale meelepärane aasta? Kas sellist aastat me tahtsimegi? Ja kui siia veel lisada Eesti ühiskonnas olev polariseerumine, valitsuskriis, siis on võib-olla kõik sugugi mustades toonides, mitte nii positiivne. Kuid sageli tuleb Jumal meelde meile just siis, kui meil endil on raske ja kui me ise enam hakkama ei saa. Siis võime leida Jumalalt tuge ja see muudab keerulise olukorra paremaks. Ja võib-olla seda Jumala tuge vajame praegusel keerulisel ajal kõige rohkem. Vajame seda, et meie aasta oleks Issandale meelepärane ja kui ta on Issandale meelepärane, siis see aasta on ka hea. Olen käinud üliõpilastega mitmel korral vanglas seminaris
selleks, et kohtuda vangla vaimulikuga. Oleme pidanud seisma järjekorras ja alati järjekorras seistes vanglasse sisenedes olen ühest silmanurgast vaadanud neid vanemaid, kes lähevad vanglasse oma poega vaatama. Mõtlen sellele, et vanemate jaoks on poeg ikkagi laps ja hea. Seda ka siis, kui ta teiste jaoks hea ei ole. Oma armsa poja juurde minnakse ja ollakse selle nimel valmis sabas seisma, taluma alandavaid pilke, sest armastus sunnib. Vanemad ei armasta oma lapsi mitte sellepärast, et lapsed on head. Nad armastavad lapsi sellepärast, et lapsed on nende elu edasikandjad siin maailmas. Ja ka siis, kui laps teeb midagi väga halba, armastavad vanemad teda ikka. Ja samamoodi on Jumalaga. Jumal on meid loonud. Ta on andnud igale inimesele meist elu. Jumal kannab meie eest hoolt samamoodi nagu lapse vanemad lapse eest. Ja veel rohkem. Jumal kannab täiuslikult hoolt. Nii loeb Jeesus esimest korda sünagoogis olles prohveti sõnad. Ta kuulutab issandale meelepärast aastat. See tähendab seda, et Jumal on inimestega. Ja Jeesus oli Jumal inimestega. Kui me vaatame maailma ajalugu, me võime näha, kuidas Jumal on ajaloos olnud üha uuesti ja uuesti inimese ligidal. Jumal on inimesele kõike andnud, inimene pöörab selja ja läheb Jumalast eemale. Loomises asetas Jumal inimese paradiisi aeda. Ja seal paradiisi aias inimene sõi keelatud puu vilja ja tegi pattu. Jumal andis 10 käsku, et inimene võiks elada õigesti. Samal ajal, kui Mooses neid mäe otsast alla tõi, hakkas rahvas Siinai mäe all ebajumalat teenima. Jumal viis Iisraeli rahva välja Egiptuse orjusest ja teel olles rahvas nurises selle üle, et nad peavad sööma üksluist toitu. Jumal on halastanud, inimesed on vastanud sellele valesti. Ometi Jumal halastab. Nii nagu ema halastab poja peale, kes on läinud õigelt teelt kõrvale, nõnda halastab Jumal inimese peale, kes on läinud õigelt teelt kõrvale ja on inimese poolel. Jõulud ei ole mitte sugugi nii kaugel selja taga. Kiriku aasta on neist veel mõjutatud ja võime mõelda sellele, kuidas jõulude ajal saatis Jumal oma poja siia maailma selleks, et inimkonda päästa. Nii on jõulud järjekordne märk Jumala armastusest ja halastusest. Jeesuse jaoks tähendas see alandust. Ta tuli taevast Jumala juurest inimeste sekka, sai inimeseks. Ta alandus. Ja nii ilmselt alandub ka ema, kui ta seisab vangla ukse taga järjekorras selleks, et minna poega vaatama. Nad armastavad. Nad armastavad oma loodut. Selline armastus on omakasu püüdmatu. See armastus peab silmas teise osapoole kasu ja on valmis ükskõik millisteks ohvriteks selleks, et aidata seda, keda armastatakse. Nii suri Jeesus ristil inimese eest, kandes inimese patud. Mida me selle teadmisega peaks peale hakkama? Ilmselt ka kõige kalgim inimene vanglas tunneb rõõmu, kui ema tuleb vaatama. Ja ilmselt ka inimkonda ei jäta täiesti külmaks see, et Jeesus sai inimeseks. See seletab selle, miks me jõulude ajal läheme kirikusse ja kui kirikusse ei saagi minna,
siis loome kodus jõulutunde, süütame küüla, kuulame jõululaule, mõtleme jõulusõnumi peale. Jumal kinkis meile oma poja. Ta andis midagi väga suurt. Kuidas me suhtume sellesse kingitusse? Normaalne oleks armastuse vastata armastusega. See, et Jumala poeg tuli siia maailma meie juurde, on märk tema armastusest meie vastu. Normaalne oleks, et see muudaks ka meid, muudaks meie elu. Ja kui me märkame seda, mida Jumal on meile teinud, siis meie elu muutubki paremaks. Siis me märkame teist inimest enda kõrval, nii nagu tegi Jeesus. Sünagoogis Jeesus lausus, ees on issandale meelepärane aasta. Ta luges seda Vanast Testamendist ja see täitus tema. Kui Jeesuses täitus see Jumala ennustus, siis see võib täituda ka meie elus. Olgu ümber ükskõik kui suured raskused ja probleemid tahes. Kui meil on väärtused paigas, siis meil on issandale meelepärane aasta ja Jumal kannab meie eest hoolt. Nii võime olla õnnelikud Jumalas ka siis, kui ümber on raskusi ja haigusi, üksindust, tööpuudust, probleeme, tigedust ja viha. Jumal tuleb just siis meie juurde ja aitab panna väärtused paika. Ja teades, et Jumal on meiega, on meil kergem minna oma teed. Ja meie palvetame. Ja taevane Isa, me täname sind, et sa saatsid oma poja Jeesuse Kristuse siia maailma selleks, et meid aidata, et meie elu oleks Jumalale meelepärane, et meie elul oleks mõte ja siht. Me palume sind, õnnista meid. Ole meie ligi siis, kui meil on kõige raskem. Ole ligi neile, kes on haiged, masenduses ja kurvad. Ole ligi neile, kellel pole elus mõtet. Ole ligi neile, kelle hinges on kurjus. Aita, et meie elu võiks muutuda nii, et see oleks sulle meelepärane, et me teeksime head, jagaksime armastust. Ole ligi meile, kui me vajame sind ja aita meil sind oma eluga teenida. Kuule meid, kui me palume sinu poja õpetatud sõnadega. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Me igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnista meid ja hoia meid. Issand, lase oma pale paista meie peale ja ole meile armuline. Issand, tõsta oma pale meie üle ja anna meile rahu. Aamen. Ilusat pühapäeva.